keraamiliste plaatide salong Interno. Uksed ja aknad Haapsalu uksetehasest. Spetsialistid soovitavad, meistrid eelistavad. Soodsad põrandakatted suurimas siseviimistlusmaterjalide salongis Kodustuudios. Head uut aastat! Uue aasta alguses uurime koduteemasid ka teiste nurkade alt. Lahkame Salto arhitektuuribüroos nende viimase aja põnevamaid ehitisi nagu Maantemuuseum ja Põhuteater. Samas kiikame ka magamistuppa ja uurime spetsialistidelt, kuidas oma kodu Feng Shui reeglite järgi kujundada. Kõigepealt räägime aga Maarja Kase, Karli Luige ja Ralf Lookasega Salto arhitektidest. Vestleme Salto arhitektuuribüroos Maarja, Ralfi ja Karliga nende loomingust. Maantemuuseumis ja ka teie teistes projektides kohtame osavat maastiku ärakasutamist. Ka eramu loomisel on ju võimalik krundist sõltuvalt hoonet maastikuga rohkemal või vähemal määral siduda. Kui me üldse pihta hakkame ükskõik mis tööga, olgu see Maantemuuseum või eramu või ühiskondlik hoone, siis ikka sa lähtud sellest, mis on seal olemas ja olemas on alati maastik. Kas see on linnamaastik, on see mingi muu maastik, aga kõige olulisem on just see, et lähtuda sellest konkreetsest asukohast, konkreetsest krundist, konkreetsetest kvaliteetidest. Igal juhul, et sõltumata, mis objektiga on tegemist, et kõige tähtsam asi ikkagi on krunt lõpuks. Et võib öelda, et mõnel krundil, kui rääkida eramutest, et võib-olla seda maastikut tuleb tugevalt otsida, see maastik on nagu hästi selline tehislik või hästi nagu monotoonne. Siis on olukord nagu keerulisem natuke. Kuidas te konkreetse Maantemuuseumi projekti juures selle lahenduseni jõudsite ja mis on võib-olla teie enda lemmikud õnnestumised? Jah, Maantemuuseumi puhul meil tegelikult oligi selline olukord, kus ühelt poolt meil oli selline hästi tugev, jõuline Lõuna-Eesti kuppelmaastik ja teiselt poolt me pidime panema sinna väga tugeva Maantemuuseumi struktuuri ja seal oligi see põhiküsimus, et kuidas need kaks omavahel nagu kuidagi konkureerivad, samas jäädes mõlemad oluliseks. Et ma arvan, et iga tööd alustades me mõnes mõttes ei kujuta ette, mida me tegema hakkame, et see tuleneb nagu sellest asukohast ja lähteülesandest. Tegelikult see oluline intriig ongi selles, et me pidime eksponeerima looduskeskkonda, ehk siis need ajaloolise teeruum ja neid ümbritsevat looduskeskkonda nagu teises looduskeskkonnas, et pidime eksponeerima loodust nagu looduses ja et see kõik nagu ei ühtlustuks nagu halvas mõttes, vaid oleks nagu selgelt eristatav, siis me tegelikult süvistasime kogu selle ekspositsiooniruumi nagu maa sisse, kahe seina vahel sellisesse kanjonisse, mis tähendab seda, et liikudes mööda kanjonit täielikult domineerib see muuseumiruum, aga samas vaadates kuskilt ülevalt poolt, väljaspoolt seda muuseumi ala, siis tegelikult see on taimatav, et seal midagi on. Põhuteatri projekti võib käsitleda sellise ökoehitisena, aga tegelikult võib vaadelda seda ka sellist väga huvitavat materjalikasutust. Ja tellija tegelikult tuli meie juurde Põhuteatri puhul mõttega just teha Põhuteater. Meie poolt tekkis siis see mõte, et ära kasutada seda, mida me saime ära kasutada, et tegemist on ajutise objektiga ja me saime jätta selle Põhu puhtalt nagu struktuur on kõik näha, et kuidagi katsetada sellise ajutise objekti puhul materjaliga. Et varem ei ole nagu ühiskondlikult hoonet meie teada nagu
põhust sellisega nagu tehtud, et no seal pidigi nagu katsetama, kuidas ta üldse nagu toimib ja et mis omadused tal on, et noh, suhteliselt ikkagi vaadata nagu põhust tehtud maju, nad kipuvad olema suhteliselt sarnase väljanägemisega, et noh, meie jaoks oli küsimus just see olulisem, et kas see on nagu piisav lihtsalt see fakt, et sa teed midagi põhust ja kohe ongi kõik nagu tore ja äge ja et kas sellest on nagu piisav nagu kontseptsiooniks iseenesest, et see, et sa teed midagi nagu ökoloogilisest materjalist, et see ei pea tähendama, et see ongi nagu, siis ongi kõik kohe hästi, et kuhu maani seda annab nagu edasi arendada ja. Millised projektid teil hetkel käsil ja pooleli on? Praegu suurematest objektidest on see, mis meie ees on siin Pärnu loodusmaja, Keskkonnahariduskeskus. Siis on Viljandi gümnaasium. Ehituses on Tallinna Balti filmi- ja meediakool ja G4S peahoone. Läheb. Loodetavasti varsti ehitus. Põhumaja rajamine tundub lihtne, kuid kas tõesti saab igaüks endale suvekodu ehitamisega ise hakkama? Seda uurime proffidelt. Knut Laisi intervjueeris Kristjan Prii. Kui ma otsustan endale ehitada põhumaja, siis mis on need teemad, mis ma peaks enda jaoks kõigepealt läbi mõtlema? Kõigepealt peaks mõtlema seda, mis on selle põhumaja otstarve, et kas ma tahan seal elada aastaringi või siis lihtsalt suvel käia, et vastavalt sellele võiks ka siis mõelda seda, et kui soojapidav ta peaks olema ja milliseid konstruktsioonitüüpe seal peaks nagu valima sellele majale. Kas ehitada see maja nii-öelda karkassiga, puitkarkassiga või siis kandvate seintega. Ja kandvateks seinteks jäävad siis need samad põhupakid ise? Jah, et siis on kandvateks seinteks sellised lihtsalt tavalised põhupakid. Kuidas see sein kandma pannakse? Ta laotakse nagu telliskivid, põhupakid on head, kandilised, tugevad, kusagil 90 cm pikad korralikult ja me neid siis üle 2 pakirea siis lihtsalt pingutame, pressime alumise vöö külge kinni kokku selliste plastikrihmadega. Ja siis laome jälle järgmised 2 sõida põhupakke, siis pressime jälle alla kokku. Jälle järgmised 2, jälle pressime kokku. Kas põhumaja ehitamisega saab hakkama igaüks, et nõuab ta mingeid erilisi oskusi, erilisi tööriistu? Ma ise arvasin ka 5 aastat tagasi, et raudselt saab igaüks hakkama, see saabki. Aga lihtsalt, et igasuguseid vigu ja asju nagu vältida on hea, kui konsulteerida inimestega, kes võib-olla need vead juba kõik ise ära õppinud. Mis need põhilised vead on, mis tehakse? Vead on võib-olla karkassi puhul, et külmasillad kusagile jäetakse, tulevad mingid läbivad külmasillad või mingid joonkülmasillad tekivad või sellised asjad. Või siis, kui need seinad nagu laotakse, et siis võib-olla neid pakiservasid ei tehta nii ilusti kandiliseks, et nad jäävad üks kumeraks, et siis seal jäävad niisugused õhukanalid sisse või on sellised asjad. Tihtipeale ehitatakse põhumaja endale just suvekoduks ja sageli puuduvad sellisel krundil kommunikatsioonid. Just seal on väga praktiline kasutada reovee puhastamiseks Biolani filtrisüsteeme. Milliste seadeldistega on õigupoolest tegu? These 3 devices here are meant for treating of grey water. So wastewater which comes from the sinks, washing machine, dishwasher and so on. So not for the toilet waste, but all other kind of wastewater which comes from the household or summer cottage. And all these filters, they have the same basic principle. They've been installed over the ground. So these filters are not dig in the ground, but very easily installed, for example, under the building if there is enough space for this. They use just the gravity, so not any kind of pumping, not any kind of pumps or even electricity is needed normally. They have these kind of trays, and these trays are filled with the water moss. And this water moss is very specific material which very effectively takes all the solid particles, all the wastes, all the nutrients and so on from the wastewater. And also it provides very good substrate for the bacteria
to live and purify the wastewater. So the basic principle of these filters is very simple, which makes them very good working as well, because there isn't any, for example, moving parts inside. So they are very reliable. Kui lihtne on nende hooldamine ja kui tihti tuleb filtreid vahetada? In summer cottage use, for example, you have to do that kind of maintenance yearly, that you change this filter materials of this peat moss or this water moss. You just take this tray out and put this water moss to the compost, change a new filter material there, put it back, and that's all. So it's very simple to maintain. Nüüd, kus paljud on juba talveunne suikunud, pöörame ka meie oma pilgud magamistoa poole. Mis on voodi juures kõige tähtsam? Kõige tähtsam voodi juures on kindlasti voodimadrats. Kuna kõik muu asjad nagu kattemadrats, karkassi ja siis katted ja voodiots on lisavarustus, aga just hea tund ja lihaste lõdvestumist tagab just korralik madrats ja konkreetselt rääkides madratsi vedrustus. Aga mis võiks kellegile sobida, mida võiks eelistada erinevad inimtüübid või erinevad inimesed? Kõikidele inimestele kindlasti sobib pocket-vedrustus. Pocket-vedrud on teineteisest sõltumatud ja nad võtavad inimese kehakuju paremini. Bonnel-vedrustus on selline odavam ja vanem variant, mida kasutati mitukümmend aastat tagasi ja pocket-vedrustus tuli meie turule umbes 10 aastat tagasi ja see on lihtsalt parem. Samas osad inimesed eelistavad pigem jäika pinda või jäika voodit ja teised jällegi pehmemat magamisalust. Kindlasti enne ostu voodit peab proovima. Kui mingisugune konkreetne mudel sobib ja meeldib, aga just, et jäikus ei ole see, mis inimene ise tahaks, siis peab küsima, et kas sellest mudelis saab midagi jäigemat. See voodi lõppjäikus sõltub vedru diameetrist. Näiteks koolilastele soovitatakse vedru diameetriga umbes 1,6 mm ja inimesele keskmises kaalus 70–100 kg vedruga 2,0 mm. Et tegelikult ei olegi nii, et väiksele lapsele ja täiskasvanud inimesele sobib sama asi, et ei saa terve elu ühe madratsiga läbi ajada. Kindlasti mitte. Voodit on soovitatav vahetada iga umbes 5 aasta pärast. Aga kui nüüd tagasi tulla voodi väljanägemise juurde, siis selle peamiseks loojaks on tegelikult hoopis siis voodi raam ja see peats, mis sinna valitakse. Millised võimalused üldse seal on? Saab valida erinevaid kangeid, erinevaid peitse, kui me räägime nüüd karkassidest. Samuti saab valida ka nahka ja näiteks soovi korral saab voodi sisse panna eraldi reguleeritava mehhanismi. Et see on selline lisavõimalus siis või natukene luksus? Ta on pigem luksusvõimalus, aga samuti mõned inimesed kindlasti vajavad seda, nagu meie austatud pensionärid. Kui voodi on liiga kõrge, siis tal on raske sealt üles tõusta. Ja samuti see on ka mugav asja, et saab telekat vaadata, raamatut lugeda. See toetab pead ja kaela. Ma küsiks tegelikult korraks veel selle karkassi ja otsaviimistluse kohta, et kas siin on ka mingi vastupidamise faktor, et kas peaks eelistama pigem puitu või kangast, sest kangas jällegi on võib-olla pehmem, mugavam? Kangas on tõesti pehmem, mugavam, et ta on soojem ka. Et kanga puhul seal on ka selline spetsiaalne padjakene, et pea ei määriks selle voodi otsa. Kangast peab pesema. Puu on selline vastupidavam, et saab pesta märjalapiga. Ühesõnaga, endale voodi valik on siis selline kombineerimise mäng. Just nimelt, et kõik voodid, kõik mudelid peab proovima vaatama, siis valime kangeid, vaatame, mis sinna tuppa sobiks, missugused seinad ja põrandel on. Ja selle järgi saab juba midagi komplekteerida. Lihtne osta, paigaldada ja lihtne omada. Ruuki katused, et koduomanike elu oleks murevaba.
kõige mugavama istekoha leiad Maskust. Külastame koos Feng Shui eksperdi Janno Seedriga ühte kodu ja uurime, mida selle paremaks toimimiseks ette võtta tuleks. No nii, esimene koht on esik. Esik on nii kitsas ja tegelikult siin on hästi oluline see, et vaadata, et näiteks siin paistavad ka silma on jalanõusid palju, sajajalgne elab siin ja riideid ripub. Et tegelikult siin on hästi oluline ikkagi jätta ainult need riided ja jalanõud, mis reaalselt praegusel ajal kasutuses on. Muud asjad peaksid liikuma kappi. Kui ma siit nüüd liigun edasi, siis mida ma järgimisena näen? Järgimisena köidab minu pilku tegelikult väga ilus akvaarium ja siis ma näen juba treppi, aga trepp viib teisele korrusele. Tegelikult taotlus on, et me peaksime saama energia liikuma esimesel korrusel. Tähendab, nüüd me peame tegema midagi, et see pilk sinna liiguks. Väga oluline pind on siin. Väga oluline pind on siin. Vaat siia tahaks mingit pilti, mingit pilgupüüdjat, mis iganes. Vaat kui ma sealt esiku poolt või sisse tulles vaatan, et ma näen siia ja liigume edasi köögi poole, siis tegelikult siia vahepeale jääb meil veel suur tuba ja siin on üks selline näpunäide või lahendus, et tegelikult see on pereesindusruum. Siia jõuavad ka külalised uksest tulles, siis tegelikult siin ei peaks olema asjad niimoodi. Asjadel on oma koht ka kapis, garderoobis, kus iganes. Ja just nimelt seda enam, et siit kaudu me liigume ka kööki ja köök. Nii, mis me köögis näeme? Esimene asi, mis mulle silma torkab, et mis ei ole nagu Feng Shui seisukohalt hea märk ja ka puht praktilistel kaalutlustel, et seina peal on kell, aga praegu ta küll õiget aega ei näita, et kell seisab, aeg seisab. Nii, köök iseenesest on mõnus, aga asju ei peaks liiga palju nähtaval olema. Nõud peaksid pestud olema, kraanikausis ei ole soovitav, kui on pesemata nõud. Mis veel on köögi puhul on kindlasti selline nõudmine, et prügikast tuleb iga päev välja viia, vaatamata sellele, kas ta on juba päris täis või mitte, selleks, et prügikastis on meil selline roiskus seisev energia. Nii, suundume teisele korrusele, et korraks siin seisatan, et trepp on hea, kiidan treppi, trepp ei peaks olema läbipaistev, siin ta täpselt ei ole, on olemas käsipuu, mis aitab energial ka meile üles minna. Aga mida ma soovitan? Vot see sein, et miks pannakse pilte niimoodi tõusvas joones selleks, et kergemini üles minna, kui pilk on suunatud üles. Ja pilgu üles suunaja on just nimelt näiteks, et kui siin läheksid kulgevalt pildid. Jõuame magamistuppa. Ja mida ma siin näen, on aknalaual raamatute kuhi. Soovitus on see, et võib-olla just nimelt need 1-2 raamatut, mida ma reaalselt parasjagu loen, ülejäänud raamatud peaksid liikuma kas raamaturiiulisse. Meil on ka ruumipuutust, ütleme, kui ma pean magamistoas raamatuid hoidma ja mul on selleks ka raamaturiiul magamistoas, siis magamistoa raamaturiiul võiks olla näiteks klaasustega, et need raamatud on klaasi taga, et nad ei ole lahtisel riiulil isegi. Et täna on siin nagu selgelt neid liiga palju. Külastasime kodu Jannoga koos taas paari nädala möödudes ja vaatame, mis on muutunud. No nii, jälle tuttav esik, olukord on muutunud, jalanõud on kappi kolinud, nii tulen siit edasi. Ja nüüd ma näen väga ilusat pilti seina peal, et selgelt tõmmatakse energia ja tähelepanu sinnapoole, kuhu me taotlemegi. Ja siit edasi nüüd liikudes suurde tuppa ja mulle väga meeldivad, siin on sellised ilusad lillemustriga pilku püüdvad padjad ja veel pandud niimoodi, et mitte liiga korrapäraselt, et väga armas. Ja siit vaade köögile, mis enne nägi hoopis teistmoodi välja. Kell töötab. Enne oli kell seina peal, aga kell ei töötab. Nüüd kell töötab, kellel on oma funktsioon, see on hea. Ja ma tahan siin rõhutada, et siin on väga head, et ei ole täiesti kööki tööpindu tühjaks tehtud, vaid teema on pigem selles, et Feng Shui ei viita sellele, et asju ei tohi olla. Et ei tohi olla ülearuseid asju. Nii, esimene korrus vaadatud, läheme teisele. Ja siin oli soovitus see, et kuidas energia paremini teisele korrusele saab, on just, et kui pilk on suunatud üles ja siin on pandud nüüd pildid ja mulle see väga meeldib ja leitud sellised ilusad looduspildid. Vaieldamatult tõmbavad pilku, pilk on suunatud üles trepist, energia saab palju paremini teisele korrusele. Jõuame magamistuppa
ja vaade teine jälle, raamatud on läinud raamaturiiulisse. On tekkinud sellist, ütleme, et need on siis 2 mandariiniparti, et see on selline suhte sümbol feng shuis ja voodi peal ka 2 patja. Täpselt samamoodi paar millestki 2 asja toetab suhet. Magamistoaga seonduvalt tuleb kindlasti mainida ka seda, et magamiskoht peab olema hea, neutraalses kohas. Ei tohi olla segavaid faktoreid, mille hulka käivad ka sellised maakiirgused, veesoonte mõju, hartmanivõrgud, maalõhed, tühikud. Ja mis siis selleks on olemas erinevad materjalid, kuidas neid mõjusid vähendada, kasutatakse džuudi, korki, eestimaine lambanahk on väga hea, pannakse siis voodimadratsi alla näiteks, et magamiskoht selle võrra veel paremaks saab, et selle peale tasub ka alati mõelda. Seoses nähtud lõikudega võib paljudel olla tekkinud soov oma kodu kiirelt värskendada. Näeme nüüd, kui palju võib kodus kasu olla ühest väiksest liimipudelist. Kuidas taaputi kasutamine täpselt käib ja mis liimiga on tegu? Kontaktliim aerosooli baasil ja spreipudelis. On võimalus siis piustada nii seina peale kui selle materjali peale, mida me tahame liimida seinale. Kui taolist pilti seinale panna, siis kuidas on seda selle liimiga kõige mõistlikum teha? No, tuleb kõigepealt leida pildile sobiv koht, märkida pildi siis asukoht, et täpselt paika saaks. Ja kasutada teipi, et liimi ei laseks liiga palju. Ja siis piustada seina peale liim ja piustada pildi peale liim. Oodata 2-3 minutit ja siis nad omavahel siis kokku liimida. Räägime liimi omadustest. Mida sellega üldse liimida annab? Näiteks mööblitööstuses kasutatakse seda juba siin meie toodet Eestis juba 3. aastat. Ja kasutatakse just laminaadi liimimiseks töötasad pindade peale, siis spooni liimimiseks ja just sellistesse kohtadesse, kus on keerulised kumerad pinnad, kuhu ei saa nende tööstuslike masinatega pressima või kasutada neid pressliime, odavamaid liime, siis kasutatakse seda sprei varianti. Üks võimalus kasutada seda liimi seina peale liimimiseks heliisolatsiooni korki, kui te tunnete, et teil naabri sein kostub läbi. Õues on siis võimalik ka liimida näiteks tänavasilti, aia peale, postkasti. Peab vastu siis nii talved kui suved ja sügised. On niiskuskindel, külmakindel ja kuumakindel. Kui siledad need pinnad peavad olema? Mida siledam, seda parem, aga liimib ka poorsamaid pindu. Piltidega saab feng shui teooriate järgi imesid teha, meeleolu muuta ja tähelepanu kõrvale juhtida, kuid neid saab trükkida ka patjadele ja kangastele. Janno seotud ülesandeid aitab lahendada meil pildistuudio. Eraisikutele on meil tooted, millega kodu kaunistada, et PVC-le pildid, siis on puitraamile ja siis lõuendile ehk kanvase materjalile pingutatud pildid. On ka materjalina võimalus kasutada kapad, mis on sellised näiteks näituste tööd, kus ei ole nii oluline, et see pilt peab seal nagu pikalt nagu säilima, et kappamaterjal ei ole nii vastupidav muljumistele kui PVC. Kanvase materjalist võimalik ka peale piltide näiteks tekstiili või mingisuguseid patju toota. Lisaks on siis võimalik tellida fototapeeti ja fototapeeti on siis võimalik tellida kas siis vinüültapeedile, mida paigaldatakse seinale kas siis kangas ja vinüültapeedi liimiga, mis on enamus ehituspoodides saadaval ning on ka võimalik ka kleebis tapeeti teha. Kes ei soovi endale suuremat pilti seina peale, siis ta võib ka vabalt tellida meilt nagu väiksema pildi, mingi dekoratiivse kleebise, mida iseenesest on nagu lihtne paigaldada ja iga inimene peaks saama hakkama. Lisaks võime toota valguskastide siis backlit materjalile valgust läbi kumavaid printe, mida kasutatakse siis erinevate valgusreklaamide puhul.
kui te tulete oma pildiga, siis on võimalik kõikidele materjalidele see printida. Samuti saame teha fototöötlust, muuta värve, mõõte vastavalt soovidele ja printida teda soovitud materjalidele. Põrandakatete salongist Alphalend saabki osta juuti, mis on populaarne abivahend Feng Shui majaravis veesoonte blokeerimisel. Milline siis on armastatud veesoonte neutraliseerija juut ja kus seda kasutatakse? Populaarne päästevahend juut on mul siin üks esindaja on siin käes. See on siis vaipkate, mis on valmistatud juudi kiust. Meie juutkatted on valmistatud pikakarvalisest Calcutta juudist. Täpsemalt pikakiulisest Calcutta juudist, mida peetakse kõige paremate omadustega juudiks. Ja kasutatakse teda nii seinast seina vaipkattena kui ka ainult näiteks madratsi alla. Miks temast viimasel ajal palju räägitakse on see, et ta elimineerib maast kiirgavat negatiivset energiat ja ka elimineerib veesoonte mõjusid. Näiteks magamistubades, kus inimestel on voodi ühes kindlas kohas ja teda ümber tõsta ei õnnestu, siis pendliga on võimalik seal vaadata, kas magamist ei sega mitte veesooned. Ja kui see tõesti nii on, et veesooned segavad, siis selle juudi vaipa paigaldamisega kas või madratsi alla on võimalik seda olukorda parandada ja veesoonte mõju elimineerida. Millised on populaarsemad vaipkatted naturaalsetest materjalidest? Looduslikest kiudedest vaipkatted jagunevad laias laastus kaheks. On loomsetest kiudedest ehk siis villast vaipkatted ja taimsetest kiudedest. Taimsetest kiudedest vaipkatteid on märksa rohkem. Neid on siis mererohi, mägirohi, sisal, kookos, on ka linast vaipkatteid. Nii et need on need põhilised. Kõige tugevamad, vastupidavamad neist on ilmselt mere- ja mägirohust vaipkatted, sellepärast et need on vägagi hõlpsasti puhastatavad ja neid võib osta väga julgesti ka esikutes, köögis, kus on oht, et läheb maha toitu või jooki. Ruumi paigaldatuna loovad kõik looduslikud vaipkatted väga meeldiva atmosfääri selles toas ja ka neid peetakse väga heaks õhuniiskuse reguleerijaks toas. Kuna nad on looduslikud, siis nad, kui õhuniiskus toas on suurem, siis nad imavad niiskust endale sisse, kuivendades seega natuke õhku, mitte liigselt muidugi, ja samas kui õhk läheb väga kuivaks, siis kattesse kogunenud mõningane niiskus eraldub õhku, jällegi optimeerides ruumi õhuniiskustaset. Ilmselgelt on lihtsaim ja kättesaadamaim viis kodu emotsionaalseks muutmiseks just kangas. Ruumikujunduses on kangas odavaim ja lihtsam võimalus saavutada kiire muutus. Mis on sinu ideed näiteks ruumi jagamise võimaluste osas? Ruumi on väga lihtne ja kõige odavam ja lihtsam jagada just kangaga. Et on olemas erinevaid kas nöörkardinaid, mida on kaunistatud siis erinevate pärlikestega näiteks, mis annavad lihtsalt väikse pidulikuma variandi sinna juurde. Eralduseks on võimalik ka kindlasti kasutada näiteks organsakardinat või erinevaid siis läbipaistvaid materjale. Ka isegi pitsi võib kasutada väga edukalt. Samuti on vahest vaja eraldada ruumi, et ta oleks ka valguskindel. Et ühel pool tuled põlevad, aga teisel pool on vaja hubast ruumi, mis on hea kasutada pimenduskardinat näiteks. Aknast vahest paistab sisse tüütu tänavavalgustuslamp, siis on samuti hea kasutada ära pimenduskardinaid. Pimenduskardinat on meil umbes 30 disaini. Milliseid sisustuskangaid siia veel otsima tasub tulla? Kui keegi tahab näiteks teha endale fotoprinti seina peale, siis on ju võimalik sedasama fotot panna ka kangale ja tagumised pooled siis sobivate värvidega teha. Kes soovib oma kodu värskendada, on alati võimalik teha mõned väikesed värvilised padjad näiteks. Et meilt leiab mööbliriide tükke, kardinariide tükke, mis iganes kanga tükke ja meil on ka patjade sisu müügil, ehk siis padjatäidet.
millest ise tehes tuleb padi oluliselt soodsam kui valmistoodangut osta. Ja seda padjatäidet võib kasutada ka kas või mänguasjade täitmiseks. Siin olete padjad valmis õmmelnud, aga kui tihti tellitakse täiskomplekti? Hinna poolest on ju väga mõistlik siit kangas valida ja lasta ka kohe ära õmmelda. Kindlasti on mõistlik lasta kohe samas kohas õmmelda, kus kangas on soetatud, sest meil näiteks teisest kangast õmblemisteenus on natukene kallim kui meie juurest ostetud kangast. Sellise pimenduskardina idee peale on küll raske tulla. Kuidas sina soovitad poest oma kodule parimat lahendust leida? Paljud inimesed, kes jäävad ise jänni oma valikutega, võtavad kaasa pildi oma toast. Siis on müüjal ka lihtsam sinna aidata sobivaid kardinaid või voodikatet leida. Kui ei saa pilti teha, on võetud kaasa tapeeditükk näiteks või isegi värvikillukesi, sest et kodune valgustus on natukene teistsugune kui meil siin kaupluses ja silm pahatihti petab seda värvi. Ja meil on ka muide võimalik kaasa laenutada kardinanäidiseid, et saab koju üles riputada, vaadata, kuidas ta siis tegelikult sobib sinna. Sinu kodu kauniks teeb sisustusveeb.ee. Rohkem ruumi elada. Tank. Ectolight, valguse algus. Sadolini värvikeskuse kauplused Tallinnas, Tartus, Pärnus. Kokkuvõtteks näeme, kuidas on Feng Shui oma kodus tööle pannud spetsialistid ise. Külastame Siret ja Anno Seedri Mustamäe kodu. Kuidas teie oma kodu olete tasakaalustanud? Mis on raskeimad kohad, õnnestunuimad lahendused? Kõige raskem on see kindlasti see korteri eripära sellest tingituna, et uks on väga ühes nurgas välisuks ja seetõttu on kodus väga tulevalt ülekaalus yang-energia. Yang on väga aktiivne, kiire, jooksev, rabelev energia ja selle ajal oli nii, et mind kodus polnudki. Ma tegin tööd 3-4 kohas, läksin pärast veel trenni ja ega ma koju ei tulnudki eriti. Siis kui me aru saime, et see on üks võib olla mõjureid, siis me hakkasime katsetama. Me hakkasime hästi korterit ümber ehitama ja jinnimaksin ja siis me teeme alguses ruumieraldusriiguli ja hoisime vaiba ja lõpuks kardinad ette ja panime hästi palju pilte seina. Nahkdiivan saab vahetada vastu kanga kaetud diivani vastu, nii et kõik saab muutuda enne jinnimaks ja jinnimaks. Tänane seis on see, et Siret töötab täiesti kodus. Tähendab, kodu peab nüüd võimaldama seda, et siin tööd teha. Ei kipu siit enam ära, et põhiline see Feng Shui juures ei ole mitte asjade panek kuhugi, vaid just loomaks endale sellist toetavat ümbrust, kus ma tunnen ennast hästi, tunnen turvaliselt ja me ei kipu siit ära. Yin-yang, see on nagu energia kvaliteedid, kiire aeglane, kõige lihtsam mees-naine, vastandiktuaalsusprintsiip. Väljas on energia väga yang. Kui me peaksime praegu väljas istuma, ilmselt oleks suhteliselt ebamugav olla. Tuul, vihm, külm, aga kodu loome jah siis selleks, et innistame energia ära, loome endal sellise pesa, toetava koha, kuhu ma tahan tulla ja kus ma tahan olla. Teil on varsti ilmumas raamat Raha, rikkuse ja rahulolu Feng Shui. Kuidas on antud põhimõtted teie enda kodus lahendatud? No see nurk on selline sümboolselt lahendatud, et me oleme sellise rahapuu ise meisterdanud ja pannud erinevaid rahanominaale, et seal on ka selline üks raha, kus on miljon on peal, et harjutada ennast suurte numbritega ja seal on ka selline klassikalise Hiina Feng Shui sümbooliku 3 jalaga kärnkon rahahunniku otsas, kellel on münt on suus ja... Ma lisan juurde nii palju nende asjade panemisega. Mina olen väga ettevaatlik sellega. Ma olen käinud kodutes lausa korviga ära korjamas pigem. Ja hästi palju näen igast esemeid, on ta siis Hiina, India, Aasia, Euroopa, Eesti kohaliku, meil on kratt, mida ka istub su rahatsoonis. Aga küsimus on selles, et kas nad on aktiivsed või ei ole aktiivsed. Mul võib rahakonna olla ilu pärast, aga ta ei tööta.
mul võib olla ükstapuha, mis raha element, aga kui ma ei suhtle sellega ja nende ülesannetega eesmärgi, siis ta lihtsalt on näin. On tekkinud vahel ka selline veidikene vildak arusaam, et Feng Shui on see, et kui ma panengi selle rahakonna, et siis ma ei pea endas midagi muutma, aga raha hakkab tulema hullult. Et nii see päris ei ole, et kasutad küll abivahendeid, aga sa pead päevast päeva ikka ise oma tegevused tegema ja siis need abivahendid aitavad sul meeles pidada, taasaktiveerida, et saavutada need eesmärgid. Et kõik need asjad, mida kuhugi tsooni panna teadlikult, et need on pigem aktiveerijad minu enda jaoks. Et kui nendel asjadel on lugu, et ma olen panta kuhugi tsooni, ma räägin selle loo juurde, see tähendab minu jaoks seda või see aitab mul mõelda sellele või tollele, siis nüüd ka, kui ma ruumis liigun, iga kord, kui mu pilk kohtub ka nende samade asjadega, siis tegelikult ma saan sama signaali uuesti. Äkki toote veel mõned näited, kuidas olete oma kodus mõne Feng Shui 8 tsoonist lahendanud? Mida me siin oleme hästi ära tähistanud, on meil kuulsus maine, renomee, minu hea nimi. Et siin on üleval isegi meie Feng Shui diplomid ja siin on isegi lillevalik toetab seda tsooni selleks, et see on tuleelemendi tsoon. Ja tulevärv on punane, selle tõttu on siin punased lilled ja liblikas sümboliseerib ka just sellist renomeega tuleb päevast päeva tööd teha, nagu liblikas, selline ühe päeva liblikas, et ta ei püsi. Ja siis on hästi tähistatud on meie suhete tsoon, siin on meie pulmapilt on välja pandud, siin on meie näpufotod, et me panime mitte oma näoportreesid, aga meil on Kirliani fotod tehtud sõrmedest ja edasi liikudes siis lapsed loovuse tsoon ja siia on pandud teadlikult selline inspireeriv pilt. Nerva kontsertklaver ja ilmselt siis iga kord, kui seda vaadata, siis ka meie inspiratsioon saab tõuke juurde. Mis siis kokkuvõtteks oleks soovitus inimestele, kes sooviksid Feng Shui abil oma elukeskkonda parandada? Iga kodu on parandatud. Ei ole olemas sellist mõistet lootusetu kodu või et oi, mul on nüüd kõik halvasti, ei ole olemas. Tegelikult teinekord mööbli väike ümberpaigutamine, mõne detaili lisamine muudab olukorda juba drastiliselt. See ei tähenda mingit tohutut lõhkumist ja ümberehitamist, ei, kaugel sellest, et pigem on detailides küll ja lihtsates detailides. Meie enda näide on, et me oleme Mustamäe paneelmaja korteris, see on meie tänane elukoht, sellega on võimalik tegeleda ja see kodu on kardinaalselt muutunud, me oleme ise seda muutnud enda jaoks ja me tunneme ennast väga hästi siin. Korki peetakse väga heaks negatiivsete maajõudude blokeerijaks Feng Shui spetsialistide poolt, kuid tal on ka palju muid häid omadusi ning hästi lai valik. Nendes aitab orienteeruda meil Anu Jaanson Vivarekis. Milline materjal kork õieti on? Kork on hea materjal. Korki tehakse korgitamme koorest. See kõige parem osa sealt korgitamme koorest läheb pudelikorkideks. See, mis meie veinipudelite peal on. Ja siis ülejäänud osa läheb põrandakorgiks. Ühtegi puud ei võeta maha, et tammed ainult kooritakse teatud aastate järgi. Aga puud kõik kasvavad endiselt. Korgi omadus on endasse võtta see nii-öelda välimine temperatuur. Kui sul on nii-öelda tuba soe, siis ta võtab selle soojus enda sisse ja siis ta hoiab seda seal sees ja kork on soe. Loomulikult antistaatilisus. Ja see, et ta on ikkagi looduslik ja ta sobib allergikutele. Ja siis loomulikult ka see palju räägitud jutt, et ta neutraliseerib veesoonte mõju. Et see ei ole nüüd lihtsalt vitsamesti jutt, tegelikult täitsa tõestatud, et seda ta teeb. Aga räägi meile natuke ka seinakorgist ja isolatsioonikorgist. Seinakork on selline õhuke 3-4 mm paksune. Seda kasutatakse tavaliselt disainielemendina, et kuna ta on nagu selline hästi õhuke, siis mingisuguse sooja efekti niimoodi käega katsudes ta annab, aga mingisugust suurt sellist heliisolatsiooni või hästi sellist külmatakistust ei tasu nagu loota, sest ta tõesti on väga õhuke. Aga siis see kolmas nii-öelda toode, see isolatsioonikork, tema on nüüd siis mõeldud rohkem isolatsioonimaterjalina. Tema siis annab ka sellise helipidavust ja nii-öelda soojusisolatsiooni. Aga väga palju Eestis kasutatakse seda isolatsioonikorki tänu just tema ilusale suurele faktuurile ja tumepruunile toonile ka lõppdisainmaterjalina. Aga kuna ta on mõeldud isolatsiooniks ja siis pudeneb natukene, et siis me oleme soovitanud ta nii-öelda tolmuimejaga puhastada ja ära lakkida, kui nüüd tõesti inimene tahab teda lõppimmistusmaterjalina kasutada.
Korgidisaine on päris erinevaid. Kuidas on lood nende krobelisemate puhastamisega? Seda krobelisemat, nii-öelda faktuurilikamat kasutatakse tavaliselt seintel. Et see põrandakork on nii-öelda ikkagi pealt lihvitud. Nii et need krobelised on tavaliselt vahatud pinnaga ja eks ta hästi õrn niiskelapiga selline seinte pealt tolmu pühkimine käib, et ei ole midagi keerulist. Aga põrandakorgil on välimuses ka väga palju uudseid tooteid ja uudseid lähenemisi, et meenutavad kivi on tumedaid, heledaid, metallse alatooniga sellise tonaalsus lööb läbi, siis triibulist korke on olemas, et see ja muidugi see roheline, punane, mõned sellised värvilised on ka hulgas, aga korki ei tasu enam karta kui sellist koledat pruuni materjali. Kõigi nende materjalidega möllamise jätkuks ka üks lihtne idee Wunderilt. Kui on sooviks soolomööblitüki värvimine, siis leidsime naturaalse ja lihtsa Liberum Blumi sarja, mis isegi lõhnab imehästi. Rõõmustava mööblieseme tegemine võib olla üllatavalt lihtne ja ka ökoloogiline. Mis vahendeid siin kasutad ja mida sa tegema hakkad? Meil on üks vineerist vana tool, mis on lakitud ja tahame ta nüüd rõõmsamaks teha. Ja oleme valinud selleks täna Liberoni kookosvärvid, mida on siis valmis segatult väga suur valik. Nad on mõeldud mööbli värvimiseks. Ta on ökoloogiliselt puhast, ta on tehtud piimakaseinist ja pesukindlus on saavutatud väikeste kookoslisanditega, et ta isegi lõhnab kookospähkli järgi. Sobilik ka laste mänguasjadele, et ta on täiesti ökoloogiliselt puhas, tervisele ohutu. Lapsed võivad neid mänguasju pärast närida. Mida sa siin täpsemalt selle tooliga ette võtnud oled ja mida edasi plaanid teha? Ma olen teda natuke puhastanud, aga veel lõpetan ära. Et kuna ta oli suht must, siis ma kasutasin puhastamiseks terasvilla. Ja kuna see mustus on siin üsna selline vana ja rasvane, et värv peale hakkaks, siis ma kasutan ka sellist natuke keemilisemat asja, ehk siis mööblipuhastusainet. Et selle ma lihtsalt kastan, teen märjaks natukene ja käin terasvillaga selle mööbli üle. Peseb välja mustuse, et kui siia vaadata, siis on võib-olla kontrast näha kohe. Et meie valisime nüüd põhivärviks valge ja ta on veebaasil, et mingid lahusteid asju kasutada vaja ei ole. Ja see kookosvärv iseenesest on hästi hea katvusega. Et kui ilusti teha, siis saab isegi ühe korraga hakkama, aga kahe korraga tuleb ideaalne. Üks võimalus on seda tooli ilusaks maalida, aga sina sätid hoopis ühte šablooni paika siin. Jah, et skitsepoes on hästi lai valik marapuu šabloone, nii seina peale motiive, portesid kui ka mööblile siis. Et alati šabloonidega on raskus see, et kipuvad paigast ära minema lohistama. Selleks on marapuul ka spetsiaalne šablooni sprei liim, mis tuleks siis 15 minutit varem selle šabloonile peale pritsida, lasta 15 minutit seista ja siis ta jääb selline kleepu. Ma olen selle eeltöö ise ära teinud. Siis ei ole muud kui endale leida selline meeldiv koht, kuhu tahaks peale teha. Ja nüüd ta on siin ilusti kinni. Ja siis saabki seda ettevaatlikult tupsutades. Inimesed saavad oma maitsega teha erinevaid värve, valida, vahepeal teine pintsel, õied võib-olla teist värvi teha. Nii, loodan, et kui pealt ära võtame, on tulemus ilus. Nii, ja ongi valmis sellega. Šablooniga minul meesterahval ja lastel kindlasti on väga huvitav ja lihtne teha, aga kellel endal soovi võib ka käsitsi maalinguid teha, erinevaid mustreid saab väga isikupärane ja ainulaadne. Ja lõpetuseks millestki märksa tõsisemast on kütteperiood ja oluline mõelda ka tuleohutusele. Uurisime Tamrexist suitsuanduritest. Üldjuhul on majapidamises nõutud üks suitsuandur. Kas sellest tegelikult piisab?
kui on tegemist sellise ühetoalise avatud köögi, üleüldse sellise avatud korteriga, siis tegelikult saab selle ühe suitsuanduriga hakkama küll. Aga kui on juba koridorid, kui on juba mõni teine tuba, kuhu läheb uks, kust see uks vahepeal kinni pannakse, siis see tekitab sellise seina vahele, et juhul, kui näiteks teil on esikus paigaldatud suitsuandur, teil on magamistoa uks kinni ja midagi juhtub magamistoas, siis sellel hetkel, kui see suitsuandurisse jõuab, teavitab võimalikust tuleohust, siis võib juba hilja olla. Ja sellepärast me soovitamegi, et vaadake kriitiliselt oma kodudes ringi ja paigaldage vähemalt igasse magamistuppa, elutuppa ja esikusse suitsuandur, kui on nüüd nii suur korter. Selleks, et suitsuandur tõesti elusid päästaks, on oluline, et ta ka töötaks. Samas on see patarei vahetus tihtipeale tülikas. Jah, ja eelkõige juhin tähelepanu on see tülikas tegelikult eakamatele inimestele. Üks variant on selline juhe, mis siis ühendatakse laes oleva suitsuanduriga ja juhe tuleb siis mööda seina allapoole. Ta on 4 meetrit pikk, oleneb siis, kus see suitsuandur on, ütleme lae keskel, selline keskmise suurusega tuba ja ta toob selle patarei seina peale. Et eakas inimene ei pea kuskile ronima, ei pea oma luid ja liikmeid ohtu seadma. Mõnikord võib ka juhtuda, et suitsuandur hakkab ilma asjata karjuma. Millest see tuleb ja kuidas siis toimida? Suitsuandur, tema töö põhimõte on väikene selline sisemine kambrike, kus lähevad läbi valgusvihud. Ja kui see valgusvihk murdub, sinna vahele satub midagi, on see vanniaur, küpsetusaur või siis tolm, näiteks ka väga levinud põhjus, siis ta annab lihtsalt valehäiret. Selle jaoks on olemas vaigistusnupuga suitsuandur. Üks on siin testnupp ja üks on siin vaigistusnupp, millele vajutades ta jääb 10 minutiks äraootavale seisukohale ja kui nüüd olete toa ära tuulutanud ja sellest aurust lahti saanud, siis ta läheb ise tagasi oma ooterežiimile ja on jälle samamoodi töökorras nagu enne. Kui ei ole ära tuulutanud tuba, siis ta hakkab 10 minuti pärast uuesti endast märku andma. Et see on mugav variant nendele, kellel võib juhtuda, siis need samad aurud liiguvad siin-seal ringi ja eelkõige on siis levinud sellistes ühetoalistes avatud korterites. Ja mis on veel põhjus, kui teil suitsuandur märku annab endast ja patarei on kindlalt vahetatud, on see, et kogunebki tolmu sinna. Sinna võib-olla pääseb sisse mõni sääsk, mõni väike putukas või mutukas, et tasub võtta kaasa bensiinijaama ja suruõhuga need kambrid sealt vahelt ka läbi teha, et see võib olla ka põhjus. Järgmisel nädalal taas palju põnevat. Tutvume ühe väga ratsionaalselt rajatud koduga ja veel ehitusest. Nüüd aga siit Kumust veel kord head uut aastat ja kohtumiseni järgmisel laupäeval. Soodsad põrandakatted suurimas siseviimistlusmaterjalide salongis Kodustuudios.